nendesse vajutab hõõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukuvad käod. Oh, keerutal, lennutal linalakneidu, kel silmis nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ning hämaras toomepuu lumena valev on sinule hõiskavaid ööbikuid täis. Miks muidu su huuled ja õhetav palev nii õunapuu õiele sarnane näib? Oh, keerutal, lennutal linalakneidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Oi Saaremaa niitude kastesed süled, öövaikuses lauludest helisev nurm on pilvedest helendav taevas su üle ja kirgliku suudluse esmane hurm. Oh, keerutal, lennutal linalakneidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Just sellisel heinamaal peamegi pidu, kus hämarik Koidule ulatab käe. On kõikide mõtteid ja toiminguid sidunud see tööde ning rõõmude küllane päev. Oh, keeruta, kudruta kavalat juttu kuldtärniga nooruke sõjamees saa. Me ööd on nii valged ja kuluvad ruttu, et linalakneidu sa püüda ei saa. Me ööd on nii valged ja kuluvad ruttu, et linalakneidu sa püüda ei saa. Öö saabund sadama üle, laiutab lahtede suus, tähtede helkivas süles naeratab kullane kuu. Tean, et mu tüdruk sa magad, tean, et sind suigutab tuul. Sinust mu akende taga jutustab kullane kuu. Tüdruk, armastan päikest ja tuuli. Tüdruk, sinust ma unistan vaid. Oi neid kirsina punavaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa need said. Oi neid kirsina punavaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa need said. Auguste kutset kui kuulen, see mind nii rahutlust teeb. Selles on meri ja tuuled, selles on sigavad veed. Sinul ja tormil ja taeval midagi ühist on teil. Koos mulle meenute laev
ja pimedai lõi. Tüdruk, armastan päikest ja tuuli. Tüdruk, sinust ma unistan vaid. Oi neid kirsina punavaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa need said. Aitäh sulle, sa oled nii palju sind oli siin Saaremaal sai tuli. Kuule, ega sa üldse ei tea, kus on ikka aga Valle teadis alasi jõudis, aga Vallest ei ole ma katsin, et hakkab mind meelitama 19. suve juurde ja ma arvasin, et ega see mulle see spaal ei ole ma ei hakka keerutama, tuleb välja, siis tuleb välja aga ta oli kergelt solvunud. Me käisime seal sulistujas ees ja päris ütle mul, kus sa need said. Mati jõudis ka teada, aga selle tagajärjel jääd lõpuks haigeks. Teile ka mõlemad. Oi, kui palju raskusel, kõik on raha täis. Jaa, no mis sa mõtled? Kui sa niisuguse joope said, kui nii palju raskusel. Oi, ei tean, mis ka Kantsla laadad tossi. Torniga siin ees vasakul on Saaremaal kõige vanem ortodoksi kirik, Vene õigeusu kirik. See on siis 790. Niisugune vana kirik on teie kvartali vastas. No ja hakkame mõtlema.
läksime siis number, vabandust, ei ole Prillemann ja mitte midagi, umbes 12 on jah, praegu Kaalis. Kõljala kaudu tulime Kaali, nüüd on siis Angla, Leisist läheme Pangale, Angla on 9, need Angla tuulikud ja 16 on Panga ja sealt siis tagasi linna. Aga hästi madal on see Saaremaa, et siuke tasane maastik, hästi turvaline ja vot siit see osa, tegelikult 2 täppi hakkas kõigepealt tõusma, aga siis Lääne-Saaremaa ja see on praegu vot see on see Viidumäe, eks ole, et tema kõige esimesena ja seda kutsutaksegi Saaremaa selgrooks, ta kulgeb siit niimoodi sinna põhja poole ja siin on 54 meetrit. Linna-Raunamägi. Sündinud selline nagu vajumine, aga esimesena ikkagi kinnitas meteoriidilist meteoorset päritolu. Ivan Reinvald, meie mäeinsener, eestlane Ivan Reinvald 1937. aastal, kuna ta leidis 2 ja mis selle augu siis põhjustas, et see rauakamakas, kui hakkas siis üldse liikuma sealt, kus oli Jupiter ja Marsi vahel, hakkas liikuma maa suunas, miks ta just selle suuna võttis, selle kaal võis olla 10 000 tonni kuni. Et nii suur raskus, et ta üldse suudab maa atmosfääri tungida. Ja sellise kiirusega, mis on 40 kilomeetrit sekundis, see on nii meeletu kiirus, et ta kuumeneb üle, tähendab see koorik, eks ole, selle rauakamaka koorik kuumeneb üle, hakkas sulama ja süttis põlema. Ja sellepärast me kutsume neid sabatähtedeks, neid selliseid, eks ole, ees tuleb see kamakas ise, see põlev sulav raud ja peres või tagasi see saba. Nii et kui see oli see kabeli aken, ütlesid, see on minu valgetaud, mida mina olen keset päeva. Kõigil on need nutitelefonid. Ma käisin läbi Virumaa ja Tartumaa ja Võrumaa. Ma tormas talgul tantsu lõin ning koeru kandist koera tõin. Kui tein maa peale Saaremaa peal käin ega saare naiste kangust näinud ei meestega nalja viisanud ega saunas leili liisanud. Ohkadakaid, ohkarjamaid ja pikki suitsu angerjaid, kuid tulen mina nüüd, siis teid mina näen ja saare õllest kinti jään. On riisi
teres riisikaid ja Viitnal väikseid viidikaid. On Pärnu paras puhkuseks ning Narva noorte uhkuseks. Ma pole Saaremaa peal käinud ega saare naiste kangust näinud, ei meestega nalja viisanud ega saunas leili liisanud. Kadakaid, karjamaid ja pikri suitsu angerjaid, kui tulen mina nüüd, siis teid mina näen ja saare õllest vinti jään. Silmad nagu majakad, ütled, et merd sina jätta ei kavatse. Süda on sul kova kui sile rannakivi, kui su ees ei seisa meremees. Ja rannapiiga mõtle veel ja pane hästi tähele, et naiseks minna või ka mandrimehele. Tal on suures paksus kuuse metsas oma maja, mootor saag ja seinakell, üks põhja kana. Süda hell. Mandril, kel leidub, kel rammu ja visadust, metsamehe jonni ja põllumehe südikust. Äkki võib tulla üks haeltega meremees, keerutab ja räägib ja läinud on piiga. Laeva peale aerutavad koos, seepärast rannapiiga mõtle veel ja pane hästi tähele, et naiseks minna või ka mandrimehele. Tal on suures paksus kuusel metsas oma maja, mootor saag ja seinakell, üks põhja kana, loomulikud lokid ja süda hell. Rannapiiga mõtle veel ja pane hästi tähele, et naiseks minna või ka mandrimehele. Ta teeb toa taha parditiigi, see puhul lainet maru kahule. See minimeri, selline ehk meeldiks ka sinule. Rannapiiga mõtle veel ja pane hästi tähele, et naiseks minna või ka mandrimehele. Teete loodalata majaka ja kukes teete katusele majaka. Üks rannapiiga peaks jääma täiesti, peaks jääma täiesti. See on väga raske siia minna. Väga raske. Oi, jessukene. Kuidas sa ennast tunned seal? Väga hästi. Ei no kukud, aga tule katsu. Siis pole hull. No kuule, ilus. Kuidas sa ennast tunned? Nii kardan. Innukene. Ma olen lambasiljas praegu. Ei, ma tahan näha, kuidas sa sealt alla kukub. Kõige rõõmsam olen siis, kui näen sind Muhumaa. Ümber saare armas merekohil, päike kuldab laineid vahuseid. Meie saar on kaljune ja väike, siiski toidab rahvast hulgana. Männimets me saarel müühab, ladvus mängleb kerge tuulehoov. Laine vastu
kes veab laial merel noota, võitleb lainte kange maruga. Peagi mööda läinud jahe suvi, saabub aeg, mil kaanetuvad veel. Siis on väljas hobused ja saanid, üle väina aetaks saaniteed. Riia lahe ääres. See on see suletud piirkonna rõõm või turg. Selline asi. Aga Liise kestab juba aastasaad, ikka armsaks jääme kodusaar. Ühel põld ja teisel jälle meri, mõlemad nad leiva annavad. Ühel põld ja teisel jälle meri, mõlemad nad leiva annavad. seda pärnistutatakse tütre sünnitusel. On alles piiga, kes meelde jäi minule. Tujukas on küll, siiski võtaks teise endale. Ütleb, et merd tema jätta ei kavatse. Süda on tal kõva kui sile rannakivi. Minust üldse väljagi ei tee. No, rannapiiga, kuula mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis ainult minule. Mul on suures paksus kuusemetsas oma maja, grammofon ja seinakell, üks kukk ja kana, loomulikud plokid ja südahell. Kui need emani sealt jõudsime, seda 1,5 kilomeetrit käia. On alles piiga, ei jätta või sihukest, 7 tükki teisi vist annaks ära tema ees. Äkki võib tulla üks paeltega meremees, keerutab ja räägib ja läinud ongi piiga. Laeva peale aerutavad koos seepärast. Rannapiiga, kuula mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis ainult minule. Teen sul toa taha parditiigise puhul lained maruvahule. See minimeri, selline meeldib ka sinule. Seda niimoodi. On ikka parigi. Ja vaata metsavarjust on pehmed pikad pehmed oksad või need okkad. Aga no siin tal on sellised võimalused. Teen sul toa taha parditiigise puhul lained maruvahule. See minimeri, selline meeldib ka sinule. Rannapiiga, kuula mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis ainult minule. Panen lauda lakka majaka ja kukes teeme katusele kajaka. Mu rannapiiga peaksid jääma täiesti. Teen sul toa taha parditiigise puhul lained maruvahule. See minimeri, selline meeldib ka sinule. Rannapiiga, kuula mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis ainult minule. Panen lauda lakka majaka ja kukes teeme katusele kajaka.
rannapiiga, peaksid jääma täiesti rahule. Te võite näha herbaariumi näitust ja aga nii palju võin öelda siis ette, et kõigepealt ma näitan teile ühe asja. Tema on nagu järele. No niisugust täpselt. Kuulge, ma näitan ja siis anname Matile sõna. Vaadake, siin on see Saaremaa kuulus robiroll, mida ei leidu mitte. Seda on igal pool, aga see Saaremaa oma Rinantususilentsis kasvab ainult Viidumäe soos ja Sõrves leidub. Ta on üsna pisike taim, siin on ta kuidagi suurendatud. Ega teda nagu ei märkagi ja ega seda ei näidata ka. See on ju endeemne, eks ole, aga tema ainulaadsus on see, et suure selle robirohu vars on sile, aga meie robirohi on niisugune nagu näsadega kaetud, ütleme nagu karvane vars. Vot see on see endeemsus, ainulaadsus. Tarmo Pinderi leidnud, aga muud küll. Sooneiu vaid ka ta ei ole tegelikult looduses nii suur. Pors lõhnab, kui ilusti lõhnab. Ja loomaslikud muidugi see metssiga, põder, metskits, aga ka hirv. Vaadake, vaat see on nüüd see, mis teeb nii eriliseks liigirohkem. Kõrge astangu peal on üks taimestik, eks ole. Ja siin all, kus on seda sood ja palju neid allikaid, siin on ju hoopis teine maailm algab. See on see ja palun väga, ligemale 2000 hektarit. Et me Saaremaa kaardi peal vaadates oleme praegu siin. Tulime siia, keerasime Viidumäe keskusesse. Nüüd läheme siit seda sama kruusateed mööda alla. Kui valged on meie kruusateed. See on see, eks ole, meie dolomiit, meie lubjakivi kruustatud. Hästi tolnev. Siit läheme kiekonna. Käime ühes Saaremaa kirikus. Kirik on kohustuslik muide maakonnas. Ja siis on meil keskendume Lümandale. Söögikoht on meil siin, Kipikoht. Seal oli puhkus ja teine pool oli siis Põltsamaal, kus oli teine vanaisa vanem. Seda vanaisa, kes siin verskina töötas, seda ma näinud ei ole. Aga vanaema küll, me elasimegi kaua, kuni vanaema elasime Kuressaares, Väike-Sadama tänava, kus oli vanaema elas ja kus oli ka me isa kodu ja vanemate kodu. Siis, kui vanaema suri, siis me kolisime siia suveajal. Ja algul elasime siin samas, tol ajal oli ta juba laste sanatoorium oli siin. Elasime siin, aga siis mingid põhjused, mina ei tea seda, siis mitmed aastad hiljem, siis ma mäletan, et me kolisime suveks ja saime elamisse koha siin samas lähedal Raumatann. Ja seal olime siis väga-väga palju aastaid. Ja nüüd ma seda täpselt ei mäleta, mis aastal mu isa ostis siin vastasvarel Sigi metsavähi talu ja rajas sinna, ta oli kuskil selle 50 aastate lõpupool, kui rajas sinna endale siis maakodu ja veetis suveti aega siin. Ja siin ka siis, aga hiljem kui Lumamaa, tekkis ka Võrumaa. Nüüd hiljem, kui isa suri, siis ma remontisin selle maja ära, sai katus uus pandud, lastud panna ja väljast siis kahvootriga lõin maja üle. Ja aga kuna minu võim ei hakanud peale, sul oli Võrumaa maakodu, siis oli Tartus
elamine ja siin see mõistus ütles, et see on liialt ja siis müüsid selle siin ära. Kuna vend oli Ameerikasse, läks kedagi öelnud, kes oleks selle vastu huvi tulnud. Katus jooksin siin läbi, et oleks maja oleks hävinud. Oktoobris tuli tagasi, ei ta ei olnud veel, ta töötas oktoobrist aprillini ja siis ta oli aprillist oktoobrini oli Saaremaal. Aga kui ta oli Saaremaal, siis ta külastas kogu aeg ka haiglat, ta tegi konsultatsioone haiglas ja siis ta külastas väga sageli Ants Aaveli suvilat ja meie pere külastas teda ka siin, tähendab minu siin käest palju külalisi. Külalisi oli palju. Üks hea sõber tal oli kirjanik Aadu Int, kellega me väga palju suhtlesime ja väiksest peale sõitsime siis siia, tulime mõnikord koos, ma mäletan seda isa pere ja meie pere ja siis Aadu Inti pere ja siis mul oli selle pärast mällu jäänud, et siis ma sain Pobedaga sõita. Isal oli nii Moskvits 401, aga seal oli Pobeda ja siis mina seda olisin Pobedaga. Ja Aadu Int oli, ta muidugi peetakse kõvaks kommunistiks, aga ta muutis väga palju selle ajal juba meelt ja väga palju. Ta tuli niisuguse tükiga hakkama, et ükskord olime siin alguses, kui isal seda maja ei olnud, rannalt tulime ära, siis me elasime siin kõrval Upside talus. Ja sõidab sinna ja ütleb, et kui need sõbrad mind taga otsima tulevad, siis ütle, ma olen oma kodus isale. Mis sõbrad? Aga ta oli nii tulnud, et vanasti oli nii, et kui tulid Saaremaale, siis lasti praami pealt maha ja siis pidasid kõik kinni ja need piirivalvurid kordasid dokumendid ära, kontrollisid. Aga Aadu Int ei olnud pidanud kinni ja päid minema. Nii, ja ta ütles, et ma tean, et nad mulle Kuressaares vastu tulevad. Ja keeras siis paremal lõikas ära ja tuli siia ilma Kuressaaret läbimata. Nii, ja muidugi teadsid, kust oligi natuke aega hiljem, olid juba KGB kohal. Ja niisugused elamised veel, et ta oli näha, et tema meelsus oli tugevasti muutus. Ta ikka jagas, mis see Nõukogude võim on ja mis see tähendab. Aga Kuno Kõrg on ju meil väga meeles, kui meil jäeti praktikumil ja siis haigustes Toomel ja temast on jäänud üks niisugune väga tore mälestus, mida ta väga hindas ja mida ta tõstis au sisse, mul on siiamaani austus selle arstirista vastu. See on puust stetoskoop ja ta ütles, tulgu siia pronendoskoop, tulgu siia ei tea, missugused uued moodsad robotid ja kõik, aga see puust stetoskoopis, seda ei lase. See puust stetoskoop on mul olemas ja väike kõõbekaart on küljest alles. Võib-olla arenenud, siin saadi aru, milles on see nakatumine, kuidas nood. Ja vähemalt see ka enam ei ole. Ravimid ka ju need tuberkuloosid. Võta. Tead, see ka meie eas ei olegi see väga eredalt valgustatus. Ja nüüd paremal koostööd hakkama paistma, see ei saa Sealt paistab. Jah. Mati Pilja vaja sealt kaudu. Üks. Nüüd tuleb uuesti see jutt. Ta ei ole rohkem remonti teinud täpselt, nii kui ma siin lõpetasin remonti. Kas te tuulete ikka? Ja paistab maja, paistab heas seisus olevat, nii et arvatavasti elab ka siin keegi vähemalt elab. Ja. Kugi ei tunne kuulda. Elanud seal.
Kas Viidomaga, et ilusti naeratus, optimistlik. ja väga tore ilm on, vihm värskendab. Vihmi segasihukese ilmaga. Nihuke kooslus on üle vihma. Muidugi. Ilus. Ajal, selle arhiivi pärast. Lõika maha. Ei lõika. Kuhu sa panid kuskil nüüd? Tegelikult nakkusi saanud Lõuna-Aafrikast üks peremees. Aga siis ühte haiget, keda meile kangesti leepra pähe määriti, oli üks neuroloogiline haige, aga leeprat seal küll ei olnud. Ja meie dermatoloogide, vanemate dermatoloogide pilgu järgi ta ei olnud ka üldse leepra moodi. Aga noored... Mis ta oli siis? Ei, ta oli mingi närvihaigustega, mingi neuroloogiline sündroom. Ausalt öelda see sündroom. Ei tule, no. Edasi. On. Mõnes kirikus on natukene fragmente säilinud, aga kihelkonna ei ole. Keskaegne Rinnus kirik tähendab paksuse kivimüüre, kõrgel asuvaid akna ja tugevdada. Keskaegne ei hobuse Tallinna ega mingi traktorijaamana. Ta on kogu aeg ikkagi kirikuna teenib rahvast. Kuigi te teate, storile, kes suri kõrguse ajal esile, seal on kujud üleval. eks ole ilus, et läheb välja, ma nagu ei oskagi
laulda, aga tulen sisse, laulan siin, siis ma lähen natuke. Mis toimub siin majas? Jälle sajab. Oi! Jah, see väitsam, see oli jube kogu aeg. Võib isegi katsuda, tegelikult ei ole. See on üsna uudis, see on lihtsalt. Aga edasi ütleme, ei saa eemal suurte ustega, kui me nüüd pärastame õue, kui see on juba väga vana koht. Kunagi muidugi on siin olnud isegi hülgeküttide asula, seal on mälestismark veel järgi sellest. Vanasti saartel ju elati ainult hülge küttimises, kõik kasutati viimseni ära ja kui vanarahvas räägib neid jutte, et kui sahati, siis olid hülgeluudest olid põllud valged. Nii, noh siis mõisaaeg. Muidugi see hoone, kus te olete, see on Karja Kastelli hoone, laudkindlus. Vaadake, vana kaardi peal on ta olnud nelinurkne. Selline, siin olid loomad ja ta ulatus selle ääreni, mis seal paekividest on lapitud, ta oli nelinurkne loomad. Tagasi. Nii. Saksa ajal see mõisahoone siis, mis seal on kolmas. 3 maja on ehitatud ja see on viimane. Mõistikud läksid välja, mõis jäi ripakile nagu oli. Vene ajal, tassiti kõik laiali, mis vähegi said, aga praegu on ta RMK käes, RMK hoiab ta korras. See on seal selle kivistuste näit 2006 oli ta tema käes seal, aga siis olid 4 aastad. Ja kuna see kant jääb kõik lindude rändeteele, siin on väga hästi näha, kui ta pesades kõik munad ära. Ja tema siis tal hakkas nii kahju ja mõtles, midagi peab ette võtma. Et ei saa niimoodi, et kogu aeg munad kurjatakse. Ja siis oligi, ta läks Tartusse õppima ja tuli tagasi ja siia tehtigi, see oli nagu Vilsandi, ja kõigepealt tehti siis nagu linnuriik ja sellest siis moodustuski Vilsandi rahvuspark. Ja kevadel on siin hästi kena sellepärast, et kuidas lindude parvel, kui ma tulen tööle, siis põldude peal, siia platsi peale lindude parvel
maanduvad, nokivad, söövad ja lähevad edasi. Eks nad siin siis väikesaartel nad pesitsevad, oma pojad hauduvad välja, kasvatavad suuremaks, tuleb sügis ja jälle sätivad ära minekule. Nii. Oota, ma annan tagasi. Sa Mati teadliski, et seal oli väga valmis, et teised ja teate, et seal käiakse seda Hoia paigal, see
saate Ennu käest otse osta ka. Ma arvan, seal müüakse kaupluses ka seda tõrva, jah. Aga nüüd käime ära, me näeme ühel pool teed karjääri, kus seda lupja murtakse ja teisel pool on siis see ahi, aga ühes niisugune. Veel korra näeme ka analupja ahi, ka sinna kuulub sinna nende vaatamisväärtuste hulga, aga see toimiva. Nii et viimati kolmapäeval võeti siit välja siis seda lupja oma kütmise korda ja vaata nüüd ise, kuidas ta siit ümber keerab. Meestest kahju. On kurat, mehed on siin jämedad ja tugevad. Ei, aga mitte kaua. Ja seda küll. No nii, siit katuse alt toimub see kütmise protsess, et mehed saavad siin viletsa ilmaga varjus istuda. Ja kodust ära teate, seda mu sõbranna isal oli ka siin see lubjahi. Tema pere elas siin. Aga ma räägin siin lühidalt, eks ju, et tere, mina olen siirupjamad Liisi, siin on minu tädi Tanja, et me kahekesi toimetame siin siirupjamadetele. Maria on mul ka siin abistamas. Ja, nii. Võrsetest ja ongi 3 komponenti. Vesi, võtke jah Tanja käest lusikad vastu ja samal ajal saate kõrvu kiigitades kuulata. Bussijuht ajab väga lähedale, nii et pärast saate mugavalt bussi. Nii. Siin on nüüd kadakavõrsed, nii mida me korjame mereäärsetelt maadelt, puhastetelt veelmaa-aladelt. Teil on siin 2 lusikad. Ja need võrsed lähevad siis katlasse. Jaa, ta on niimoodi. Ja lähevad katlasse ja seal ta on 4 ööpäeva. 80 kraadiga valmib selline kena mõrutee, mis on kadakatõmmis ja see läheb siis teise katlasse suhkruga keema. Nii et siis 3 komponenti. Võrsed ehk väiksed kadakaoksad, vesi ja suhkur on kadakasiirupi põhikomponendid. Saame ilusti niimoodi, et teeme nii, et kuna meil on piiratud aeg praegu, teeme valitud tooted. Ehk siis jah, et ma räägin ära ja siis või teeme niimoodi, et me anname teile kõige populaarsemad. Jah, teeme nii. Ma võtan ära. Aga esimese anname ikkagi? Esimese anname originaali ikka, jah. Originaali? Ja kõik saavad oma väikese tingakese lusika peale. Nii. Originaal kadakasiirup, millega me alustasime 2011 aasta. Nii. Et see on nüüd see. Nii. Siin on see sõber. Ja puhas kadakas. Kadakavõrse tõmmis, õige magus. Ehk siis siin on kadakavesi ka proovida, kellele läheb väga mahukas, saab siis Maria tema lusikas. Jah. Kadakavahtra. Näete see Saaremaa vahtramahalaga tehtud. Ei ole
Ei ole Kanada vahtra. Kes on vahtra? Ja sa oled see õige lagustega. Ei ole seda. Soolas praegu ka ja võib-olla saate järgmine on pihlaka kadakas. Ma panen siia poole ka. Kultuurpihlakas. Selles on pihlakas. Väga hea linnulihale. See on väga hea. Järgmisele alati kasvab. Mis see nüüd oli? Kadakas? Hästi maitsekas pihlakas. Pihlakas. Nii, kadaka pihlaka, kes pole veel saanud, näidake oma lusikat Mariele. Pihlakas. Jah, kadakas pihlakas. Nii, järgmisele linnulihale. Ei hea meel. Leedrimari. Nii, Leedrimari. Järgmine. Leedriküla ja Leedrimari. Aga ei ole üks. Me oleme Leedrikülas ja aasta 2015 oli Leedriküla Saaremaal toodetud õunaäädika Leedrimarja kadaka kasme. Siuke pikk nimi, jah. Ja proovige see Leedrimarja äädikas on natuke siuke triki, natuke sool kadaka marjaga on siin. Ma näitan, mis meil on soola sees. Ma näitan komponendid ära, kas te näete kaugelt siin. Nii. Näete siit valguse käes, näitan. See on kadakamarja jahu ja see on kadakokka jahu ja need on soola sees. Ja väga hea kõikidele toitudele, näiteks ise küüslaugu võid teha leiva sisse, leiva peale või siis nuusutage. See on väga mõnus, aromaatne. Kas see okka asi on siis töödeldud ka või pannaksegi niisama vitamiiniga koos? Ei, kõik on puhas, töödeldud ei ole kuivatatud okas, peenestatud, purustatud ja veel söölutud. Ja C-vitamiini on? Kindlasti see väheneb aja jooksul. Tere. Merevirvelda on viin ja lapse võlse kui lõputa lõi. Siis jääb minna mul vaid Saaremaale. Võta valuta ja ruttu teele. Jätta korra. Üle Eesti. Unenäos ootab üks saar. Kummardab vikerkaar ja kutsuvalt viipab kadakahõim. Kiviaed, millegi piir, merevirvelda on viir ja lapse põlvse kui lõputa. Kõik niimoodi kohe kasvasid. Mis maa siin on siis, et siin nii hästi kasvab? Siis jääb minna mul vaid Saaremaale. Aga miks nad siin armastavad, siis on meil siin eriti hea. Aha, ja ruttu teele. Jätta korraks kõik muu.
päris iga päev 13 aastat. Alguses oli selline suvilaps. Esimene laps, kes me otsustasime, et me jääme siia päriseks. Nii et teine laps tuleb nüüd vist Saarel. 13 aastat oleme siis iga päev siin olnud ja kõige uuem ehitis on tuulik, mis oli juba 6 või 7 aastat. Me oleme saanud koduaia suurendada. Meil oli alguses korda väiksem, ühe naabriga, siis teise naabriga. Ja nüüd me oleme teise saarna ei ole, me oleme mõlemad abikaasad Tartus sündinud. Nii et, aga meil on lähisugulased saadud üks tütar. Nii et meil on lähisugulased saadud. Ja siis abikaasal selles 5 aastat vist oli peas või rohkem veel kividest teha lambad. Alguses seda üldse. Aga nüüd on sinna kohe säälega läinud. Siin on jah, palju on Riigikogu, aga on ka juures näiteks siinsamas paar. Seal tuleb kõigile need loosungid üles. Lambaada. Lambaada. Ja taevas oli selge ja tühi oli praam. Jumpalleri, ahoi! Ei Muhumaal ühtegi muhku me saan, kui laev ennast sadama vastu oli jaan. Jumpalleri, jumpallera, jumpalleri, ahoi! Jumpalleri, jumpallera, jumpalleri, ahoi! Piirivalve meid lahkesti tervitas sääl. Jumpalleri, jumpallera ja kenasti kõlas ka starssina hääl. Jumpalleri, ahoi! Juba eemalt lõi minna mul õlleks lõhn ja tee oli libe kui angerja kõht. Jumpalleri, jumpallera, jumpalleri, ahoi! Jumpalleri, jumpallera, jumpalleri, ahoi! Seal kadaka põõsastes hiilis üks mees. Jumpalleri, jumpallera, tal õllest ja angerja puhktuulik. Praegult on ta Hollandi tüüpi tuulik ja oleme teinud ta turismitaluks, nii et igal korrusel on magamise stiilid, nii et ainult
sa tahtsid näidata? Käisid meil külas ja siis nüüd tulevad kogu see lambakogu avamine on uuesti. Kes soovib lihtsalt vaadata, et siis esimest korrust kui jaksa üles kõndida, siis esimest korrust võtakse. Jaa, ta võite täitsa siin kivipüra sisse astuda. Oota, ma olen siin eesega. Ainult õuetrepp. Õue, ma mõtlesin seest. Jaa, iga korrus on omaette. Omaette, jah. Niimoodi on, jah. Jaa, saate sealt ja siis lõpuks kolmas on veel päris kõrg. Muidugi. Kõik tuleb ära kasutada. Ei tõuse mul käsi, ei tõuse mul muu, ei tõusta sa ise, et anda sul suu. No kuule, siit on Jumavik. Kui Saaremaale kunagi juhtun ma veel. Oi, ilm läheb ilusaks. Jaa. Siis iialgi himusta meel. Jumpalleri, ahoi. Vaid naisi ja noorikuid kallistan siis ja huulilt mul kõlab see armastusviis. Jumpalleri, jumpallera, jumpalleri, ahoi. Jumpalleri, jumpallera, jumpalleri, ahoi. Jumpalleri, jumpallera, jumpalleri, ahoi. Jumpalleri, jumpallera, jumpalleri, ahoi. Ikka uhkeid asju on tehtud. Selle peale tulla juba. Ja täitsa uskan. Sadama vastu oli jaan. Jumpalleri, jumpallera, jumpalleri, ahoi. Jumpalleri, jumpallera, jumpalleri, ahoi. Piirivalve meid lahkesti tervitas sääl. Jumpalleri, jumpallera ja kenasti kõlas ka starssina hääl. Jumpalleri, ahoi. Juba eemalt lõi minna mul õlleks lõhn ja tee oli libe kui angeri ja kõht. Jumpalleri, jumpallera, jumpalleri, ahoi. Ja ma häpin nüüd seal kadaka põõsastes hiilis üks mees. Jumpalleri, jumpallera, tal õllest ja angerjast südames kees. Jumpalleri, ahoi. Ja tema eest jooksis üks Saaremaa näkk, kes pidevalt püüdis eemale päkk. Tuleb ainult teist või seal? Ilmselt Aktuaalne Kaamera. Aktuaalne Kaamera. Me ei tea, aga meil on juba praegu paljud ajakirjanikud ja me oleme 13 aastat turismitalu teinud. Siin samas just, me ostsime selle 2000, aga siis oli see ainult meil suvekodu. 13 aastat hakkasime siis, kui esimene tütar sündis, siis tegime selle turismitalu. Et oleks endal ka tegevus siin, aastaringselt oleme avatud ja aastaringselt. Kuna see on ala nii suur, siis tegelikult meid ei häiri, kui siin inimesed ka kõnnivad. Pigem on see, kui kõik on läinud suve lõpuks. Nii tühi, et parkla on autodest tühi ja kuidagi tuleb see vaikne aeg, aga siis lähevad lapsed kooli ja on teistmoodi rutiin. Aga suvi on väga kiire, meil on
kokku 65 ööbimiskohta. Väga kena ja ikka see idee. Üle 200 on koos. Algul oli mõte 101 ainult, aga noh, tuli kõik muu see juurde, see armee ja need loosungitega ja see baar ja see tualett ja jõusaal. Tegelikult olid esimesed lambad, oli mul abikaasa siin tehtud. Eesti ja... Aitäh! Ja palju võdatakse meile alati. Ma ei tea, mulle meeldib Eesti. Kaugandoma tee, sest Kaugandoma koht ei ole siit kaugel enam. Ka see jääb selliseks kruusateeks. See on ehtne rallitee siis, nii nagu alguses oli. Jälle tulevad postid, just läksid mööda, jälle seal ees ma näen neid poste. Need läksid olema need 8-tahulised betoonpostid. Hästi lubamatu ja sobimatu. Neiul pidi suu ilusti kinni olema, ta võis naeratada, aga mitte hambatirevid. See jäi mulle nii meelde, torkas kuidagi nii hinged. Miks nad peavad niimoodi esinema piltide peal? Ei, lähme kohe ujuma, siis jah. Mul on väike tütreke, juustes saab päikene. Mängides on õnnelik, päev ei ole küllalt pikk. Tänu taevale, et mul on tütreke, sära silmis tal, sülle tulles mul, süles on ta hea. Üks esimesi küsimusi oli, lubjane pinnas sobib talle väga hästi. Ja siin selles ja punapõlgud on välja leiate nagu väljapääsust nagu punakad. Ja võt selliseid liike meil esineb. ladu ja kolmest kaevust üks on kohe siin sisehoovis. seal on koolikoda ja köök ja kaev on kohe siinsamas. Seda, eks keskajal oli täpselt samamoodi enne kui nüüd. Kust vesi? Kuhu lähevad kakad? Need on põhiasjad. Need on veel lisatud ette. Vesi, kanalisatsioon, soojus. Nii.
Kazanski joonisest. Linnakunstnik, linnakooli kunstnik oli niisugune vene nimega mees Kazanski. Tema joonistas selle üle. Aga mulle meeldib talle teha selgeks, et siis oleks see kõige parem mõte, sest peale 2 tundi enam ei suuda. Sa võid kuulata passiivselt, aga sa enam ei loeta. Nii, see esimene praegu müügikum on tegelikult köögiruum. Ja seal on säilinud mantelkorsten. Neil on Saaremaal need mantelkorstneid veel säilinud. Aga see on suurim, mida ma näinud olen. Selle mantelkorsten oli köögi, see tulekolde ruum tegelikult. Aga see teine siin, kus me koguneme praegu, see on ka vahva. See on koolikoda. Vaadake, siin on oma korsten. Kuulge, see Saaremaa õluruum. Kui seda tehakse ja kostast tõuseb suimas kui näiteks Ores või ükskõik mis muu linn. Sulle on kuidagi käsi kindel selline piiskop oli ka, aga keskel on piiskopkonna vapp. Saare-Lääne piiskopkonna vapp. Ja see on Kotkas. Aar, Aare, Aarems. Ja kuna evangelist Johannese sümbol on Kotkas, vaadake, kõikidel nendel evangelistidel on, apostlitel on omad sümbolid.
vajadus teda ilustada, see on niimoodi nagu 14. sajandil see kivi pandi, nii see on. Tead sa, ja ma ütlen tere sellele vanale ehitajale. Sellele ma puudutan võib-olla samast kohast, kus tema võttis selle kivi ja lükkas oma käe. Ja see nõnda must töö ilma igasuguse lakita ja lihmita ja et just see jälle see ajalugu, et ma olen keskel seda, mind ei lahuta mitte midagi selle ahjudesse läksid metsad, aga vaata, kui suur, eks ole, on see ahi, et ikka võttis puid ja tulge edasi mul teise teema sisse ja siis selle, ära minema, et vaata, see doloniit kaua võtab aega, kui see kuumeneb, see korjab seda kuumust, aga ta kaua jahtub ka. Kliimanõus. Ja nime on siis Aleksander Tuulingu poolt, metsavenna poolt peidetud piimanõusse tema kraam, mis ta metsas seal osa peidus oli, ta oli piimanõusse ja maasse kaevanud ja see leiti alles mõni aasta kas see oli eile? Et see on ka samasugune vaatamisväärsus nagu see pöör seal kaevu ääres linnu sees. Et ikkagi see kliima on sedavõrd sobiv paljudele taimedele, mis võib-olla mujal Eestis ei ole nii tavalised. Meil on siis, no nii, metsis, tender, hullilised erinevad. See 80-ndatel merikotkastumine, meil on veeskotka liitid olema, vähemalt vesitseb kuusliitid, aga merikotkas 80-ndatel oli tagasi ja see linn võib öelda, et on seda kutsutakse Salme meeskooriks, nad olid ihan nätisti rivis, teine tuli korrus peale, eks ole. Võtsid ühte video, täpselt samamoodi Salme meeskooriks, see leid on nagu avatud raamatu nagu konservipark, 800 algusest ja keskpaigas, selle järgi me näeme kõiki, mida nad mängisid, mida sõid, mis relvad olid, missugune laev oli, kes need kaasas olid ja kõike seda saab ühest leidust, ainult sellest leidust. Selles mõttes ülimalt arutelu leidnud. Siin juttu kuningast, kui vaatame nüüd, ma pean selle ringi käima, see on nüüd koopia kuninga mõõgast, originaaltükid näete siin. Kahetera mõõk, aga just kõige tähtsam element on käepidel ja selle küljes siin see rõngas. Ehk siis siin on näha ka originaali seda rõngast, tõotuse mõõgas. Ja miks teda tõotuse mõõgas kutsuti, oli just nimelt see, et see oli võimu sümbol ja pealik või kuningas või jarl, kuidas teda kutsuti, võttis vastu avamaste truudusvanneteks tõotust. Selle mõõga juures, et see oli selline võimu sümbol. Nagu ma võitan joonis, foto, kuidas... Kas sa, Peeter, otsusid? Siin ta alati huvitav, mis on kätte kaasata. Otsusid? Ära sealt. Torka mind läbi sellega. Vaata, kui lai laevandatav jõgi Saaremaa ja Sõrve vahel oli.
Kord Saaremaa peale meil astuda plaan. Jumballeri, jumballera. Ja taevas oli selge ja tühi oli praam. Jumballeri, ahoi. Ei Muhumaal ühtegi muhku me saan, kui laev ennast sadama vastu oli jaan.